Tere, üle tüki aja siis ka minu poolt teile, mu kallitele vaatajatele, kuulajatele, minu fännidele ja tere tulemast ka uutele tulijatele. Ja otsustasin teha siis niisuguse traditsioonilise siia selliseks vahepõikeks siis, et mida tunneb tema, mida tunned sina, mis on tema järgmine samm, mis on sinu järgmine samm, mis on teie vahel ja mis on selline väikene nagu nii-öelda lõpptulemuse. Et kuigi neid videosi on siin väga palju, aga ma lihtsalt nagu otsustasin praegu sellise asja teha. Ja ma olen väga tänulik kõikidele oma laikijatele, kommenteerijatele ja kõikidele teile, kes te olete minu kanalit tellinud. Ja tellige minu kanalit ikka need uued tulijad, siis te lihtsalt näete, millal ma siia midagi üles panen. Ja see on teile täiesti tasuta. Ja tegu on siis ikkagi kollektiivse ladumisega ja kui te soovite ainult teie energiatest lähtuvat ladumist, siis kirjutage mulle siis meilile ja see meili aadress on siis siin video all auli.maagiline@gmail.com. Külastage ka minu Facebooki samanimelist lehte ja kui te soovite raamatupidamisteenust, siis võite julgelt ka minuga siis ühendust võtta. Ja Auli reklaamiminutid on siis nüüd sellega läbi ja olengi Auli ja hakkame siis pihta. Mis me siin ikka pikalt lobiseme, et teeme sellise, ma ei ütleks kiire, aga vaatame siis, kui kaua siis nagu läheb ja mis siit üldse saama hakkab. Nii, vaatame siis, mida tunneb tema. Lähme need praegu sedapidi. Nii, mida tunned siis sina? Mis on tema järgmine samm sinu suhtes, teie suhtes? Mis on sinu järgmine samm? Mis on teie vahel? Ja milline on siis selline aimatav lõpptulemus või noh, vaatame siis, kuhu see siis jõuab või kuhu see on jõudnud, et kas see on siis sellistele inimestele, kes on siis nagu armukesed, kes ei ela koos või koorub siit välja ka midagi muud. Ja ärge võtke seda kui sellist, et see, mis kindlasti nüüd on, et vaadake seda, see on tegelikult ikkagi, need meie videod on siin kõik ikkagi meelelahutused. Ja siis niimoodi. Nii, mida tunneb siis tema? Vaatame praegu ka, mis on teie vahel. Millega pärast siin tagurpidi kaart, ma tegelikult ei pane tagurpidi kaarte, aga vahest teie vahel on siin ikkagi selline väikene kriis, sellepärast et tuli siis karikate 5, mis on päris kindlasti. 5 on alati kriisid. Aga tema armastab, ega siin midagi ei ole siis öelda ühesõnaga ja sellepärast, et sina oled tema jaoks üks ilus keisrinna, kes on temast tunduvalt kõrgemal, lihtsalt ta peabki ennast sinust kõrgemal, endast kõrgemaks. Ja sa oled üks ilus, kaunis keisrinna ja ta tõesti, ta armastab, sinu armastust. Aga teie vahel on jah selline ohvrimeelsus, selline, võtame need ka lahti siis, mida sina tunned. Ja siis hästi palju suurt arkaani on. Siin on 5 suurt arkaani. Nii et see on teile see suhe, mis teil praegu on, ükskõik milline see siis iganes ka on, see on teile päris kindlasti saatuse poolt määratud, see on saatuse poolt antud suhe, sellepärast et muidu ei tuleks sellisesse väikesesse ladumisse. Kui on pikad ladumised, siis tavaliselt tuleb neid suuri arkaane siia sisse. Ühesõnaga, teie vahel on selline ohvrimeelsus ja teie vahel on selline tunne, et ükskord on nagu
ühed mõtted ja teinekord on teised mõtted, siis te mõtlete näiteks positiivselt ja ma mõtlen näiteks, et ma hakkame siis nüüd nagu koos elama või läheme lahku või midagi ja siis natukese aja pärast mõtlen siis jälle midagi muud või mõtlete. Armastus on teie vahel, mees armastab sind ja mees on tegelikult väga kurb, sellepärast et teil on praegu selline seis, aga päris kindlasti ei ole see lõpp. Päris kindlasti ei ole see lõpp, kuigi siia üks surmakaart tuli. Ja surmakaart ei tähenda loomulikult ka mingit surma ja surmakaart ei tähenda ka mingit lõppu, vaid see on see suhe on praegu täpselt selline, ta peab olema, ta on selles faasis ja ta on väga suures muutumise faasis muuseas ja sina oled naine, sest siinpool on naise pool, eks ole, ühesõnaga. Sina naine oled väga sellises, sina eriti oled transformatsioonis. Ja sina mõtled sa mõtled täpselt samamoodi, et see mees on sinule saatuse poolt määratud, aga tegelikult sinul on sellised, sa tunned ennast raskelt selles suhtes. Aga mees on, jah, selles suhtes on kriis praegu ja mees loodab tegelikult ikkagi sellest kriisist tulla välja hästi kiiresti, et tavaliselt oleme meie naised kärsitud, aga siin on hästi kärsituse meespool, et tema tahab tohutult kiireid muutusi ja ta tahab hästi kiiresti jõuda selle lõpptulemuseni, kuigi ta tegelikult ise ei tea ka veel praegu päris täpselt, milline see lõpptulemus oleks tema jaoks ja nii et ta siin ikkagi rohkem vaatab neid maha kukkunud karikaid ja sellist ohvrimeelsust tegelikult te tunnete siin mõlemad. Ja sina naine tunned siin ka seda, et te olete jäänud kuskile ühte ringi ja sellest ringist tohutult tahaks välja minna, aga eriti see ei õnnestu. Ja sa mõtled siin ka tegelikult ikkagi niimoodi, et sa ei anna võib-olla nii palju, kui sa sooviksid anda. Sa tahaksid sellest suhtest võtta maksimumi, aga kuidagi ei õnnestu. Siin isegi ma kaldun arvama tegelikult, et siin võib-olla isegi võib ka olla osadel vaatajatel päris kindlasti on praegu selline asi, kus elatakse koos ja siis on see suhe jõudnud ikkagi sellisesse kriisi, et mulle tundub siin, et siin on tegu ikkagi paarina, kes siis on koos. Ja sina naine ootad tegelikult, sa oled seljaga praegu ikkagi, et see pole mis siis, et te olete koos, et isegi see suhe ka koos olles on praegu pausil. Ja sa tahad kuidagi vaadata maailma poole ja mis siin salata, võib-olla natukene tahad vaadata kuskile, et äkki kedagi teist on. Nii, mida teeb tema järgmisena? Teate, tal on üks väga suur autoriteet. Need võivad olla ka tegelikult teie sõbrad või mingid peresõbrad ühesõnaga ja ta väga kuulab. Ta väga kuulab ühesõnaga sealt ühte inimest ja 3 ja siin on niimoodi, et ta vaatab siia alla ja siin on 2 naist. Siin võib olla tegelikult 3. osapool ja siin võib olla ka kindlasti on väga paljudel vaatajatel ka selline situatsioon, et see 3. osapool võib olla teie sõpruskonnast. Aga see ei pruugi muidugi kõikidega olla. Ja mees on, ta ikkagi ta natukene tahab ikkagi ausalt öeldes see mehekene siin pool edasi liikuda. Ta tahab sellist, mis me siin salgame,
ta tahab tegelikult selles suhtes nagu, siin on äraminek, siin on kirg, siin on kolmandad osapooled ja praegu ühesõnaga tema leiab, et nagu äraminek või nagu mingisuguse faasi lõpetamine on tegelikult parem kui see seis, kus koha peal te praegu olete. Sinu naine on, sa soovid täpselt samamoodi, et hakkaks kõik väga kiiresti liikuma ja hakkabki tegelikult, ühesõnaga, ja sa leiad endas jõudu tegelikult minna kuskile nagu teate, nende kaartide põhjal ma ütleksin niimoodi, et on ka sellel naispoolel siin keegi teine, meespoolel on tegelikult, kas need on nüüd väga konkreetselt olemas nendes suhetes, aga üldiselt mees tegelikult vaatab ikkagi vaatab selle teise poole peale ja sinu naine täpselt samamoodi. Siin tuli keiser välja, eks ole, ja mina pean siin seda paariks, ühesõnaga sinu naine oled siin seljaga ja praegu naine, sina ei tee nagu otseselt midagi, aga sa nagu ikkagi sa soovid, et hakkab kõik väga kiiresti liikuma ja tegelikult hakkabki, sest sa oled ikkagi enda meelest nagu selle suhte, mis puudutab siin seda meest, nagu sa soovid seda lõpetada. Ja siin vaatame, mis siis on siin ühesõnaga. Teate, ühesõnaga, siin ongi nüüd nagu niimoodi, et kui siin isegi tulevad need äraminekud ja need sellised lõpetamised sest need on praegu tegelikult ainult nagu mõtetes, et siin mingeid reaalseid äraminekuid ei ole kellegi juurde veel toimunud, siin sinu naine selle mehe juurde ja sellel mehel, kelle kohta ma praegu nagu panin, ka siis ütleme selle naise juurde, aga need mõtted on väga tugevasti peal ja kuna siin oli ju küsimus, eks ole, et mida tema võtab ette ja mida sina võtad ette, eks ole, siis hästi suuresti on siin ikka tegelikult need äraminekud teiste juurde. Ja kuna siin on sellised mõtted peas nagu, siis kuigi siin võib olla nüüd ka niimoodi, et aga siis see liikumine siin edasi on tegelikult ikkagi veel väga aeglane ja mitte midagi praegu sellest seisukohast ei ole kindlat veel paigas, kuigi siin on tõesti väga-väga palju suurt arkaani, eks ole, ja eriti naine sinu poole pealt, sest sinu poole pealt on siin nüüd 1, 2, 3, 4, eks ole, 4 suurt arkaani ja teie vahel ja päris kindlasti on see nüüd suhe, see on selline hingesuhe, karmasuhe ja mis ei oleks karma, eks ole, aga siin on ühesõnaga päris kindlasti see situatsioon, kus te praegu olete, on teile nagu määratud ja te peate selle läbi käima. Päris kindlasti on siin selles ka kolmandad osapooled ja ma pakuksin tõesti, et teie mõlemi poolt ja kuigi mehel on need tunded nagu naise poole ei tulnud karikaid, aga kuna mees näeb ikkagi siin selle keisrinnana ja ta tegelikult tahab ka muutusi ja sina tahad täpselt samamoodi muutusi ja sina oled tegelikult rohkem naine suhtes selle siin seljaga, selle poole juba ja tahad nagu kuskile maailma, nagu sa vaatad sellest suhtest välja. Ja kindlasti see on saatuse ratas, eks ole, ühesõnaga, mis on siis nagu siis saatuse poolt määratud. Ja selline nagu nii-öelda lõpptulemus ongi see, ühesõnaga tegelikult, et väga aeglane, aga selline aeglane lõpetamine, aeglane selline äraminek, aga väga aeglane. Ja siin on lõpetamise kaarte ja hästi palju. Kriis,
Siin on mehe poolt jah, äraminek. Naine on tegelikult selle suhte lõppenuks pidanud ja siin nii, et väga suured transformatsioonid käivad. Aga praegusel hetkel, eks ole, mõlemad olete ohvri rollis siin, tunnete ennast väga. Kas te peate ennast niimoodi tundma? Ei tea, aga nii see hetkel on ja selline lõpptulemus jah, väike on siis niimoodi, et keski kõnnib selles suhtes ära. Selline mitte eriti positiivne tuli see väike lühike ladumine siin, aga nii lihtsalt praegu hetkel kaardid näitasid. Soovin teile ilusat kevade jätku ja ma loodan, et ma väga varsti tulen juba järgmise videoga siia teie ette tagasi. Olen Auli ja kõike ilusat teile!